esiteks kokku omavahel, on ju, mis see tee kokku viis ja kust on see individuaalne terviseteekond üldse alguse saanud? No, ma ei tea, võib-olla võib paari sõnaga lihtsalt alustuseks siis öelda, et kuidas me üldse omavahel üksteist tunneme, et minu nimi on siis Johannes, mu kõrval istub Meiko. Meiko on minu õe siis, kuidas õigesti öeldakse, nagu poissõber või elukaaslane. Peika. Peika, ma ei tea juba kui kaua, eks sa ise võid rätsemalt rääkida, tundub nagu juba päris kaua. Et selles mõttes, et jah, ütleme niimoodi, et Meiko siis võib-olla tõi natuke mind ka rohkem nagu sellesse valdkonda ja nagu tervise peale mõtlema, sest et Meikol on endal nagu hästi tore lugu sellest nagu ka rääkida, siis ta saab sellest rääkida. Ja, ja siis mingi hetk, kui me alustasimegi nii-öelda selle omaenda nagu brändi või nii-öelda siis nagu mõtlesime, et tahaks koos mingit pere nagu sihukest ettevõtlust äri teha, et see tundus nagu mulle ka hästi sihuke atraktiivne lahe asi, mida koos võiks teha, kuidas koos nagu aega veeta ja tegelikult see tervise teema nagu mulle ka endal nagu rohkem aktuaalsemaks muutunud. Et noh, juba ka vanadus tuleb peale, on ju vaikselt, et siin kuidas siis ikka võimalikult kaua nagu elada ja võimalikult tervislikult elada, et see on nagu teema, mille peale ma nagu ka olen hakanud aktiivselt mõtlema nii-öelda. Et jah, aga ma ei tea, Meiko, võta tule. No minul on olnud selline, ma ütleks 15 aastat teekonda selles kõiges, et noh, see kõik see tegelikult alguse sellest, et kui tekkis pisipere juurde ja noh, mis sa siis teed, on ju, et kuidas sa siis toetad seda kõike, et see nagu välja veaks ja oled nagu toeks siis nagu pereisana või lapsele või ja siis olid sellised toredad sõbrad, kes natuke nagu juhtisid tähelepanu sellele hästi, et mis sa siis teed päriselt ja noh, milliseid asju sa tarbid ja kuidas sa tarbid. Ja siis me jõudsime sellise mahe või öko justkui elustiilini, kus siis algas see tegelikult toidulisanditest, mis olid puhtad ökod kuskilt Hiina meditsiinist tulnud, päris hästi töötasid, aga noh, siis mõtled, et aga noh, mis ma vist nagu tarbin siin, et äkki saaks lihtsalt toidust selle kätte. Ja noh, siis tuli teine sõber, kes ütles, et noh, et nagu tegelikult ka nii on ju, et peaks saama toidust kätte. Aga noh, siis me katsetasime sellist veganlusstiili, ma olin vähemalt 6 kuud toorvegan, võib nii öelda, ja noh, seal oli nagu murdepunkt ka, et noh, tegelikult nagu päris hästi töötas, see energiat tuli täiega powerit aga noh, see, ma ütleks, et see suhkru tase veres kogu aeg kõigub sellise toorveganluse peal. Ja siis me jõudsime sinna nagu tavaveganluse peale, noh, seal sai natuke nalja ka vahepeal, et oled töökaaslastega väljas ja kutsuvad sööma, aga seal pole midagi süüa, siis tellisin endale mingi juustu ja krevetidega mingit asja, siis kõik vaatasid niimoodi kõrvalt, et wow. Keegi ei julnud midagi öelda ka, nagu, et suured mehed kõrval ja siis üks julges öelda, et kuule, see pole nagu vegan, et sa tead ka, mis sa sööd, siis nii, et kuule, nagu ole kuss, et mul on kõht tühi, et noh, sööme nagu midagi. Et noh, selline nagu äärmuslik katsetus sai nagu tehtud ja siis mindud nagu tavanuse veganluse peale, aga tore oli nagu see, et noh, mul olid pidevalt mingid angiiniprobleemid kurgus, et sellest sai nagu totaalselt lahti, nagu läks ära. Et me katsetasime siin nagu selle toreda inimesega, et mis nagu aitaks, on ju korgitsepsi, mis töötas päris hästi mingi aeg, antibiootikumid ei töötanud enam, on ju, ja noh, siis sai nagu täiesti lahti, et aga noh, seal oli see tõdemus, et noh, mida sa nagu sööd, et piimatooted ja mingid sellised, mis nagu seda tekitasid seda lima kehasse ja hoidsid seda kinni seal. Et sellest sai nagu lahti ja siis tekkisid palju igasuguseid sõpru sinna ümber, kes nagu tegelevad teadliku eluviisiga, toetavad ennast, on siis need edelikud õlid või mingid muud asjad. Ja kuna ma olen ise nagu päris palju nagu neid toetanud äris, IT-maailmas, et neid asju püsti panna ja siis tekkis üks hetk ka nagu see võimalus, et üks sõber pakkus, et kuule, et aga nüüd on võimalus nagu ise teha. Et süke ettevõte on pakkuda, et kes võtaks üle. Ja noh, Puhtas Pluss on nagu väga süke hea asi, mida üle võtta, sest see on tulnud nagu peremudelist. Soomes on see perefirmana alustatud ja sõber pakkus, et teeks seda koos, aga siis see nagu kuidagi see teekond jõudis sinna, et aga võiks seda nagu perena koos teha. Et võtta seda pere initsiatiivi, et noh, meil on erinevad oskused peres, et me ka nagu lähtusime sellest, et Johnny tunneb marketingi hästi, elukaaslane psühholoog oskab seda nagu vaimselt poolt hästi teha, on ju, mina tunnen IT-maastikku, siis Anne on meil peres, kes tunneb väga hästi erinevaid nagu kujunduspoolt ja no, pakendite keskuse teemat.
et sealt me oleme järjest läinud ja et noh, lapsed oleks ka kaasatud ja näeks seda poolt, et kuidas midagi üles ehitada ja oleks neil ka midagi legacy, noh. Sihuke, just jumala äge, ma olen ka, ma arvan, et paljud inimesed unistavad ja mõtlevad selle peale, et tore oleks nagu perega koos midagi teha. Sul endal lapsi täna ei ole veel, mul veel ei ole. aga on lootust, et tuleb varsti. No lootus ikka on, jah. Ja mul on ka tütar ja ma olen ka mõelnud selle peale, et tekib kohati, ma arvan, nagu vanemas eas võib-olla see on ka nagu nooremate siblings, õed-vennad jah, eesti keeles. Nendega tekib ka see nagu alateadlik selline vastutus, et kui see vanusekäpp on väga suur või vastupidi väga väike, et ta on hästi lähestikku, et tahaks anda nagu, või nagu suunata enne nooremat generatsiooni kaasa, kui ma ise olen mingi arengu läbi teinud ja mingisse kohta jõudnud ja ma täna näen ka, et ma tahaks oma tütrele ka kuidagi mingid olulisi väärtusi edasi anda, aga tead ei oska alati seda kohe teha ja te ei võta kinni ka kohe ennast, et ta on täitsa teine nagu loom, on ju, minust eraldiseisvalt. Et ma arvan, et siuke pereäri teema on küll väga kihvt asja, mida edasi anda, lisaks nagu muudele õppetundide kogemustele. Ma olen siin pool naljaga öelnud, et 8 aastat on tehtud podcasti, ma panen ilmselt surmani, aga vahepeal vahetab mu tütar välja mind saatejuhina, siis kui ma ära suren, et see on minu see reliikvia, et tule tee seda legacy't edasi podcastina, et ja kunagi ei saa öelda, et ei juhtu, aga samas jällegi tuleb olla valmis ka, et tegelikult ei koti ja laps või pere ongi sellest väljas, teil on nagu hästi läinud. Et see on päris äge. Sa mainisid glükosamiini ja veresuhkurt ja ma tegin ise katsetuse glükoosimonitooriga 2 nädalat siin koos oma siis teise äris oma partneritega. Ainukesena täis taimetoitlane vegan siis nii-öelda, nemad olid siis üks oli keto ja teine on siis nagu segatoitlane. Ja siis tulemused olid suhted nagu sarnased kõigil, muidugi see, kes oli keto, naisterahvast oli kogu aeg hästi madal. Ja kogu aeg see masin kogu aeg karjus on, et ohtlik on madal nii-öelda. Ja mina nägin enda puhul, ma saan enda kogemust rääkida, aga mina nägin enda puhul, et minul tuli keha selle suhkruga ürivist toime. Jah, see spike ikka tekkis, eks ole. Ma olen katsetanud isegi niimoodi, et ma sõin õhtul meelega, ma ei tea, mingi liitri jäätist ära ja jõin siin õhtul mingit Coca-Colat ja mingit magusaid jooke, nokot ja mingit Red Bulli meelega. Näha, mida see keha siis tegelikult teeb sellega. Sõin mul kõrge süsivesiku nagu dieet ka nii-öelda, paratamatult juba on ja meeldivad süskarid ja minu keha tuli väga toime sellega. Korraks võib-olla läks sealt, ma ei tea, mingi 6,5-7 peale ja kohe enne isegi tund aega oli juba tagasi 5-4,5 ja nüüd püsis stabiilselt. Ja siis kukkus vahepeal kuskile 3,5. Et, aga see oli huvitav mõõtmine, kes teinud ja see on nagu põnev näha, mida tegelikult toitsuga teeb. Ja siis ma sain nagu aru sellest, et kurat, see on nii individuaalne. Me tegelikult täna hakkame rääkima ka toidulisanditest asjadest, teie enda teekonnast, terviseteekonnast. Aga see on nii individuaalne, kuidas mingi asi mõnele inimesed töötab, mõnele jälle ei tööta. Et leida see nagu, ma ei teagi, fine line või fine tuning ise enda ja siis nagu nende substantside vahel on paras töö tegelikult. Kuidas teil see kogemus on olnud? Mul on nagu selles mõttes hästi huvitav kuidagi suhe olnud toidulisanditega üldse läbi aastat, et ma üritan nagu tagasi kerida praegu mingi 10 aastat näiteks, et ma ei tea, mis ma tegin, ma võtsin lihtsalt mingit ala multivitamini, sellepärast, et keegi oli kuskil öelnud, et mingid vitamine peaks võtma. Marsimehe multivitamin. No jah, selles mõttes, et ega no üldse ei mõtle selle peale, mingit terviserikkit otselt pole, on ju, tegelikult mul on vist nagu selles mõttes üldiselt tervisega on alati nagu väga hästi, et mul tegelikult on nagu kõik kogu aeg korras olnud lihtsalt nagu sellisel nagu ma olen, et ma pole väga pidanud nagu palju vaeva nägema ja siis mingi hetk ma nagu sattusin kuidagi rohkem siukse nagu tervise, siukse biohacking nagu mingi teema otsa, mind hakkas nagu jubelt huvitama see, et kuidas sa saad oma enda keha nagu ümber programmeerida midagi nagu, mingid näitajad ja siis ma hakkasin ka mingid vereanalüüsi tegema ja vaatama, et kas kõik on korras ja kõik oli kohe korras, mõtlesin nagu, et okei, mis ma üldse nagu vaevlen, et lihtsalt elan oma elu ja suvane, et kõik toidulisandid teeks ja siis mingi hetk, ma arvan, kui ma olin seal kuskil 30 alguses äkki, ma tegin ka vist mingi vereanalüüsi ja siis sealt tuli nagu ka välja, et mingid asjad nagu on nagu, ütleme, seal normi piiri seal kuskil nagu allpool, siis mõtlesin, okei, aga nagu väljakutse, et ma hakkan seda reguleerima, vaatan, kas see nagu läheb paremaks. Ja siis ma käisin läbi mingi siukse hästi pika nagu teekonna, lihtsalt katsesin kõiki erinevaid mingid imelikke toidulisandid, mis ei ole mingi C-vitamiin ja mingi D-vitamiin. Et seal on kuni mingisuguse igasugused mingid radioolad ja mingid asjad, mis on nagu mingid mitte ürdid, või kus öeldakse, nagu mingid taimed mingi kuskil kasvad, ma ei tea, Siberis või mis iganes kohas. Ja mis seal oli veel mingi kuskil Himaalaja mägede, mingi soola, mingid asjad ja mingid hästi mingid X asjad ja kuskilt biohacking blogidest lugesin, et neid peaks võtma, et need on head. Siis läksin uuesti vereanalüüsi tegema, vaatasin nagu, et
midagi ei muutunud nagu eriti, või nagu ma ei tundnud kuidagi paremini, ma ei tundnud kuidagi halvemini, näitajad ka otseselt midagi ei muutunud. Ja, aga mis nagu ma nägin, kui hakkas nagu muutuma, oli see, kui ma nagu tegin hästi teadlikku lihtsalt nagu elustiili valikuid ja mis minule nagu, mida ma nagu nägin, oli see, et mida rohkem magan, seda paremini ennast tunnen ja seda paremini ka kõik nagu näitajad mul nagu olid nii-öelda. Vee joomine näiteks aitas mind väga palju nagu lihtsalt enesetunde mõttes. Ma alati mõtlesin, et okei, ma saan kõik tegelikult selle vee kuskilt toidus kätte ja ma nagu ei olnud kunagi see, et ma pean kindlasti vee ära jooma. Ma üritasin teha neid vee joomised, see joodki mingi see 3 liitrit või 2 liitrit päevas. No tegelikult jube raske on, see võib kogu aeg vetsus on ju. Väga-väga raske. Aga lõpuks nagu ma kuidagi harjusin sellega rohkem ära ja nagu mingid perioodid, kus ma jõingi palju vett, ma tegelikult mõtlen nagu tegelikult enesetunne oli jube hea. Ja selles mõttes nagu seda energiat oli hästi palju, et ma hakkasingi mõtlema, et tegelikult need hästi lihtsad nagu asjad nagu aitasid mind. Ja kui nüüd nagu edasi kerida nüüd ütleme 35 ja niimoodi, et ma praegu siis nüüd see aasta saan 37, et mis mul nüüd siin hiljaaegu, et ma hakkasin paar aastat tagasi tegelema aktiivsemalt tantsimisega ja selles mõttes aktiivselt, et nagu päris nagu intensiivselt, et siuke iga päev ja nagu mitu tundi ja nagu nagu siuke nagu spordi mõttes nagu suhteliselt suur koormus kehale, mis pole nagu harjunud veel sellega. Ja inimesed, kes tegelevad jooksmisega näiteks, nad nagu teavad seda, et põlved on nagu need asjad, mis hakkavad hästi kiiresti nagu sul ära kuluma ja nagu valutama ja siis nad mõtledki, et vanadus tuleb, et ma ei saa liikuda enam, onju. Ja siis ma käisin karsti juures, küsisin, et kuule, et mul on mingi parem põlved nagu haiget, et mis me saame teha, onju. Siis ta mingi ütles, et palju sa trenni ees, ma ütlesin, palju sa rääkisid, ütles, et jah, paraku selles vanuses see on juba normaalne, et sul nagu põlved hakkavad valutama, onju, kui sa nii palju teed, siis ma mingi, et nagu ma ei taha seda uskuda vaata, ja ma saan seda nagu paremini reguleerida, et mis nagu teha saab. Ja siis ma tegin röntgenid ka ära, onju, ja siis oligi nagu näha, et mul paremas põlves oli nagu kulumine, onju. Ja siis ta ütles, et et eks 10 aastat veel on ju ja siis uus põlv on ju, et selles mõttes, et põlveopp õnneks on suhteliselt siuke lihtne ka vaata on ju, et see pole midagi hullu. Ja siis mõtlesin, et okei, et ma proovin ikkagi nagu mõistlikult seda kogu treeningi ja asja nagu teha, et see ei läheks nagu sinna nii kaugele. Ja ma leidsin enda jaoks nagu läbi guugeldamise ja läbi erinevate review'de siukse nagu siis toidulõssid nagu glükosamiin. Ehk siis, mis on nagu mõeldudki liigeste nagu vahelise selle, kus öeldes selle sideme nagu hoidmiseks nii-öelda, et kulumist ta nagu ära ei võta, eks ju, kui sul kuskil liigeste vahel see on, aga ta aitab nagu seda valu nagu manageerida, pluss nagu hoida seda nagu tervena, seda sidet, mis seal nagu on. Ja ma nagu esimest korda vist tundsin nagu reaalselt seda, kuidas üks toidulisand võib su elukvaliteedi nii palju muuta, sest mõtle, kui sa tegeled millegagi, mida sa jubedalt armastad ja siis mingi hetk arst ütleb sellist, et kas sa mingit teist hobi ei taha endale leida, siis see on nagu lihtsalt, sa nagu ei oska sellega tegeleda selle vastusega. Ja pärast seda, kui ma hakkasin glükosamiini nagu tarbima niimoodi regulaarselt, siis see hakkas nagu vaikselt ära minema, kuni ta nagu läkski nagu põhimõtteliselt nagu täitsa ära ja siis muidugi, eks ma reguleerin ka, et võib-olla iga päev mingi 5 tundi jutti nagu trenni teha, ongi nagu raske vaata, kui sa ei hoolitse oma keha eest, et ei käi kogu aeg seal mingi massaažides ja mis iganes, et seda nagu aidata kaasa. Et see oligi minu jaoks nagu siuke nüüd siuke hetk, et see tõesti aitas mind. Et varasemalt mul oligi see, et ma võtsin midagi, ma nagu ei tundnud midagi nii halvemaks ega paremaks, aga see konkreetne aitas mind nagu väga-väga palju. Huvitav, et sa mainid seda, ma korra küsin, glükosamiin teil endal on ju müügil ka, on ju? Jaa, glükosamiin. Kas teil on kaasas ka siin? Siin täitsa olemas, jah. Jaa, võt. Et siukse purgi, ta on tableti kujul, on ju? Kapsli? Ta on tableti kujul, jah, et see on 1000 milligrammi ja mina võtan seda 2 kapslit hommikul või õhtul olema, kuidas mul on, et söögi koos ja siuke tabletikid on kapsel. See paneb mind mõtlema, ma kohe hea kuule vaata, suunan sind ka õigesse kohta, tegelikult ma võin sind kohe sinna suunata, mul on eraldi, kuna Puhtas poisid on tegelikult ka täna siin saates, aga nad on ka podcasti toetajana meil tänaseks juba koostööpartneri kirjas, siis tegelikult mul on olemas siin kirjelduses, kuna see link, mis avaneb sulle siis läbi soodustuse, mis annab 10% soodustus kogu e-poelt, see link on parajalt pikk, võib-olla peaks seda lühemaks tegema mingi bitliga enda jaoks, aga mine palun kirjeldusse ja siin hüppab sul ka täna ekraani jooksul mitmel korral, maksimaalselt 5 korral saama teha seda, viskab sulle link ette, mine piilu ja ma panen otse lingi selle glükosamiini, saad lugeda natuke juurde nende koduleheküljelt, aga ma ei teadnud glükosamiini kohta seda juttu, see on nagu huvitav, sest mul endal on elukaaslane,
vana põlvevigastuseni kuskilt meniski teema ja täna on 4. astme kulumine juba põlve siis kõhrel. Ja nüüd on niimoodi, et teeb poisitantsu kõrgetel kontsadel ja sama lugu, et kas jätad pooleli või siis paneme selle proteesi mingi aeg nüüd noor naine. Ja ta on 35 saab, ja ta on jumala hädas, nagu, sest et tegelikult jumala kurb põlve paistes, ei liigu, trenni teha ei saa, tegelikult oled kurb, hästi sarnane case sinule, vaata. Et nüüd ma tean, võib-olla tasub siis mul hoopis seedale sokutada hoopis. Proovige ära, muidugi. Väga põnev, ma ei teadnudki seda. Vahepeal Meiko siin juba on 3. purgil. Mina alles ahan, aga meil on laual tegelikult üks jook. Ja see on nüüd igas saates olnud ja järgnevates saates ka siin järgmise, ma arvan, kuskil 4-5 kuu jooksul sõltuva palju purke jagub. Räägi korra, mida me siin sinuga joome? Mis meil on siin? No me joome siin magneesiumvett tegelikult, et koos elektrolüütidega ja noh, et kui sa oled sportlane, no siis see on nagu asendamatu teema, et ja täna ka ma näen, et noh, inimesed, kes ketodieeti teevad, et elektrolüüdid on nagu põhiline teema, mida nad kasutavad, siis ja magneesium ka lisaks. Et see on niisugune hea kerge jook, mida võtta täna, ma ei tea, hommikul tööpäeva alguses tööl üldse nagu juua või teed sporti või on niisugune mõnus ilm väljas. Ma ütleks, et noh, mina, kui ma joon, on ju, mul on niisugune hea energia pärast, rahulik, mõnus, ei ole mingi energiajook, on ju, mis paneb sulle laksu kirja ja pärast on see sul nagu krediitkaart, millega sa maksad tagasi, vaid see päriselt annab ja ta ei võta ära sult midagi. Ta on väga maitsev. Ma olen nagu suur karastusjoogi fänn, selles mõttes mul on hea meel, et te olete valmis neid tooted siin saates jagama ja andma maitsta mulle ja külalistele. Ma olen suur karastusjookide, ütleme mitte nii karastusjookide, aga mingite spetsiifiliste kaseeritud jookide fänn. Ja see on, üllatas mind, üllatab siiamaani, võib-olla 4. purk, mida ma olen proovinud enne, et üllatab siiamaani, kui maheda mõnusa maitsega see on. Tihti on nendel sellistel vitamiini mingite maitsestatud veedel või mingite spetsiifiliste elektrolüütide jookidel on eriti mingi räme kemmi maitse juures või mingi järe maitse. Soolane või kuidagi nagu midagi sihukest saad aru, et no ma pean joomast, et ta on justkui kasulik. Aga see on tõesti maitsev ja tõesti nagu ma ei tunne üldse, et oleks magus kuskilt otsast. Ja see mainis just olulist asja ka, et inimesed kardavad, et issand öökis mingi kofeiin või tauriin, vaata, et siis palju me ikka päevas juua võin. Siin pole sees seda, kallutab ja tahad põhimõtteliselt. Et väga lahe, minge piiluga kodukale, näeb siuke välja, kui sa paned sinna otsingumootorisse eraldi veel elektrolüüdid või kirjutad magneesium, usun, et või lihtsalt jook, just isegi seda testisin vist, see märksõna on isegi olemas teil, siis tulevad need joogid esile, neid jooke tegelikult on ju veel rohkem kui ainult need 2, et siin laual on tegelikult veel ju. Jah, siin on olemas ka samast seeriast on siis ka tsingivesi, mis on siis immuunsusele C-vitamiin ja siis meil on olemas ka veel kollageeni oma, mis on siis nagu ka tegelikult mõnes mõttes lada liigestel on ju ja ka tegelikult naha nagu tervise mõttes on hästi hea. Kollageeni jook on siukse virsiku maitsega, see tsingi oma on siuke sidruni maitsega vist on ju. Ja siis elektrolüüdivesi on pirni maitsega, et mulle ka tohutult see maitse meeldib, et hästi hea on. Väga lahe. Johnny kasutab täna seal tantsustuudios ka neid, kõik joovad seal, et ei ole kuulnud küll midagi, seal oleks olnud viltu selle pärast. Ja, ei kõikile meeldib see. Eriti külmalt. Jah, just. Patt tabu on juua soojalt neid jooke. Aga on maitse hoopis teine. See külmus annab mingi efekti juurde kohe. Sa mainisid seda oma kurguteemat, mis sul oli. Aga mul on kirjas küsimus veel, et krooniline kurgupõletik, kas see oli sama case, mis sealt välja kasvas või ta on mingi eraldi teema üldse? See ei ole tegelikult mingi eraldi teema, et see väikses peale oli tegelikult sellega pikalt probleeme ja ei saanud jagu sellest, et iga aasta mingi ja lõpuks tekkis see nagu korduvalt juba lõpuks 4 korda aastas, et oligi, et me antibiootikumid ei töötanud enam, arstid ei osanud ka midagi teha, siis lõikame mandlid ära. See on tüüplaks, lõikame ära. Ega see ka nagu ei lahenda, sest ma olen kuulnud, et ega see probleem ära ei võta päriselt, et see võib küll nagu mõnel case'il aitab, inimesed on nii erinevad, nagu sa ütlesid ka, et kellel mis töötab, aga mis mind aitas päris palju, mingi hetk oli korgitseps, aga lõpus tekkis ka sellele autoimmuunsus ja põhimõtteliselt oligi toitumise muutus täielik. Et toitumine ja tervislik eluviis, et see on tegelikult A ja O, mis tahes see nagu lisaks ei võta või ei tee, et see on kõige alus. Ja täna ma siiski võtan nagu midagi lisaks, et ma olen jõudnud sinna tasakaalupunkti, et ma ei lähe nagu päris äärmusesse enam mingite asjadega ja võtan midagi lisaks, mis mind toetab, et minu nagu töö ja eluviis on nagu päris siuke
pingeline, stressirohke, mul on suured tiimid, mida ma olen juhtinud IT-maastikul ja noh, väga erineva kultuuri ja taustaga inimestega koos. Et see kõik nagu vajab mingisugust toetust, et noh, minu põhiline tänane toetus selles kõiges teekonnas ongi magneesium, siis on Testo Boost, B-vitamiin, kõik, mis nagu aju boost ivad. No ilma selleta, no ma ei kujutaks ette, ma teeks neid asju enam. Ja noh, minu tööpäevad ei ole nagu sellised, et 8-5, vaid ma panen õhtu edasi, teen puhtast või mingeid muid põnevaid projekte, et oleks nagu tegevust kogu aeg, et kuidagi niimoodi on elu olnud niimoodi, et harjunud, et noh, minu vanemad on ka teinud kogu aeg nagu pikki päivi tööd ja toimetanud. Et noh, küll on nagu olnud see, et mis ma olen näinud, et mis nagu, noh, kui nagu päriselt nagu kõike vältida, siis kõige paremini on töötanud puhas ökotoit. Et no see, mis sa sealt saad nagu ökoapelsinist, no see on 4 tavalist apelsini, mis sa sealt saad. Ja noh, kui sa nagu suudad sellist eluviisi elada, mis on suhteliselt kallis ja suhteliselt keeruline Eesti ühiskonnas, me ei ela enam maal, kus me ise kasvataks omal asju ja need ka, kes kasvatavad täna, söövad siiski midagi lisaks, ostavad poest midagi lisaks, et noh, ma päris väike olin, siis ütlen kuni 8. eluaastani me kasvatasime põhimõtteliselt kõike ise. Ainuke asi, mida me ostsime, oli või naabrimehe käest ja siis isa oli jahimees, käis jahil, tõi liha ise ja kui sellest ei puudu, siis mõni teine jahimees müüs on ju juurde. Et noh, see oli hoopis teine aeg on ju, teine toiteväärtus ja kõik see, mida me ei saa täna kuskilt on ju. Linna inimene, no ma ei kujuta ette, kust Meil elu on nii mugavaks viivad läbi igasuguste fabrikaatide ja asjade, on ju.